teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Täna loen jutluse tekstiks Johannese evangeeliumi 17. peatükist ja loen salmid 18-23. Jeesus ütleb: nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma. Ja ma pühitsen ennast nende eest, et ka nemad oleksid pühitsetud tões. Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma. Et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud. Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks. Mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära, et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind. Aamen. Istuge palun. Armas kogudus, oleme kiriku aastas, nagu sai mainitud, selles ajas, kus ootame pühavaimu väljavalamise päeva. 4 püha on järgmisel pühapäeval. Meid julgustatakse pühavaimuga olla täidetud igal päeval, paluma Issandalt pühavaimu. Järgmise pühapäeval aga tähistame pühavaimu läkitamist ja kiriku sündi. Ja täna vaimust kantuna vaatleme Jeesuse sügavat ülempreesterlikku palvet. Tänane kirjakoht on osa sellest. Ja selles palves ehk võime välja tuua täna 3 olulist põhimõtet, mis iseloomustavad Jeesuse järgijaid. Peaksid iseloomustama ka meid teiega, nii et see on järjekordselt nii nagu ikkagi südame läbikatsumise koht. Küllap Jumala sõna on see, nagu teame, on see mõõdupuu. Ja esimene põhimõte, mis iseloomustab Jeesuse järgijaid on läkitus maailma. Et meie ka oleme läkitatud, oleme saadetud siia maailma keskele. Kuulutame evangeeliumi, kuulutame Kristuse päästet. Jeesus ütleb, nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma. Ja ma pühitsen ennast nende eest, et ka nemad oleksid pühitsetud tões. Jeesus ei palu siin, et jüngrid oleksid kuidagi maailmast ära võetud. Ei ole ka meie keegi eraldatud maailmast, me oleme selle maailma keskel, rõõmude ja valude keskel, kiusatuste keskel, usklike keskel ja uskmatute keskel. Me oleme erinevates olukordades, me oleme siin maailmas sees, kuhu Jumala riik, nagu me teame, on juba tulnud, aga ta ei ole veel täielikult ilmsiks saanud oma täies kirkuses. See juhtub siis, kui Jeesus tagasi tuleb, aga Jumala riik on juba siin. Jumala riik on juba siin maailmas. Ja nüüd Jeesus läkitab meid, on läkitanud meid, läkitab oma jüngreid, et meiegi kuulutaksime Jumala riiki siin maailmas. Meid on kutsutud olema Jeesuse tunnistajad selles maailmas. Maailmas, kus Jumala häält sageli ära ei tunta, ometi on see hääl kuulda. No kus on see hääl kuulda? Hääl on kuulda Jumala sõnas. Hääl on kuulda tegelikult sakramentides. Hääl on kuulda tunnistuses, kui kristlane tunnistab oma usku teisele inimesele. Hääl on kuulda Kristuse koguduse keskel.
no kujutlegem, et uudised teatavad. Päriselt tuleb selline uudis kõikidel kanalitel. Erakordne uudis, breaking news. Olgu see välismaa kanalitel, meie kanalitel. Siit kirikust saab päriselt osa igavesest elust. Olen kujutanud ette, missugune see olukord võiks olla, et siis kõik massid oleksid ümber kiriku ja kõik tungleksid. Ma arvan, et suvine laulupidu, kus on ka paljud suured massid koos, oleks siis nagu köömes sellise olukorra kõrval, kui inimesed tuleksid igavese elu juurde ühte kindlasse paika, kui seda kuulutatakse, seda usutakse kindlalt, siis ei oleks ainult Eesti inimesed, oleks tohutu rahvamass kõikjalt maailmast koos. Aga ometi me teame, et see on juba praegu tõsi. Kirikus saab päriselt ju osa igavesest elust. Igavesest elust ilma igasuguse, kuidas ma ütlen siis, ilutulestikuta ja selle fannita ja kõik see peab olema kuidagi selline inimese keskne. Ei, ilma igasuguste eriliste meetoditeta igal pühapäeval kõlab kirikus Jumala poja hääl. Jeesus kõneleb läbi oma sõna. Ja küsimus pole selles, kas Jumal räägib. Jumal jah räägib. Aga küsimus on selles, kas inimene kuulab. Mitte kuuleb lihtsalt, vaid kuulab, mida Jumalal on temale öelda. Ja meie ülesanne, kes me oleme tulnud Kristuse juurde, on kuulutada seda sama Kristust, olla läkitatud maailma. Me oleme saadetud, et inimesed meie ümber kaasaksid osa igavesest elust, mis on Kristuses. Teine oluline põhimõte, mis iseloomustab Jeesuse järgijaid, on ühtsus Kristuses. Jumala töö meis, püha vaimu töö, mida tema korraldab meis. Jeesus ütleb, et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled meid minu läkitanud. Jumalas on ühtsus, kolmainsus, see on ühtsus. Jumala sees ei ole vastuolusid. Nüüd me vaatame maailma enda ümber, me näeme, et see maailm paraku on täis lõhesid. Kus on need lõhed? Need lõhed on peredes. Need lõhed on rahvastes. Need lõhed on töökollektiivides. Need lõhed on kogudustes. See lõhestatus on patu langemise tagajärg. Jeesuse palve on aga see, et tema järgijad oleksid üks. Ja see ei ole nii, et lihtsalt oleks väline kooskõla, vaid Jeesus kõneleb sellest, et on võimalik sügav vaimulik ühtsus Kristuses. Apostel Paulus on öelnud, sest meie kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks. Olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Tsitaadi lõpp. Ühtsus ka koguduses. Ühtsus risti inimeste keskel. See on midagi teistsugust, kui on see, mis on maailmas, kuigi maailm tungib väga igale poole sisse, kogudustesse sisse, peredesse, kollektiividesse. Aga võib-olla peaksime siin ette kujutama sellist pilti, ja see on meile tuttav ju ka, kui on üks orkester. No kui te lähete kuulama ilusat muusikat, orkester hakkab mängima, mida te ootate sellelt orkestrilt? Me ootame harmooniat, me ootame mingit kooskõla, me ootame, et igal pillil on seal oma koht, iga pill mängib õiget nooti õigel ajal, iga pill mängib oma partiid, aga
aga ühtegi muusikapala ei sünniks ju, kui igaüks mängiks oma lugu. Siis meenub mulle pigem see hetk, kui enne orkestrit, kui see häälestamine toimub, kuigi see on natuke teine teema, aga igaüks on omas jorus seal, eks ole, ta häälestab oma pilli, ta tegeleb oma pilliga, tegeleb oma asjaga ja siis on seal selline, seal ei ole lugu, seal on lihtsalt see kakofoonia. Vot, sa hästi ütlesid, jaa, kakofoonia. Ainult siis, kui kõik järgivad üht dirigenti, saab tekkida harmoonia. Kristlik ühtsus on seesugune kooskõla, mille dirigendiks on Kristus ise. Kui me järgime Kristust, on erinevused rikkus, mitte takistus, aga see harmoonia peab tekkima nende erinevuste keskel siis. Olgu siis need see pillimäng, et pillid siis mängigu ühtselt kõikjal, kus on ristiinimesed koos peredes, kollektiivides, koguduses, et oleks edasi liikumine ühes vaimus, pühas vaimus, see on Kristuse vaimus. See on teine põhimõte ja kolmandaks, mida iseloomustab, mis peaks olema Kristuse järgijatele iseloomustuseks, neid iseloomustab kirkus, Jumala kirkus ja armastus. Ja see on nüüd, siin võib kokku võtta, et Jumala kohalolu meis. Jeesus ütleb, ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle. Et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks, mina neis ja sina minus, et nad oleksid täielikult üks, nii et maailm tunneks ära. Et sina oled minu läkitanud ja et sa oled armastanud neid, nii nagu sa oled armastanud mind. Et näete, siin seostub Jumala armastus ka Jumala kirkusega, Jumala aulisusega, aga tegelikult tema olemusega, tervikliku olemusega ja see nüüd ei ole pelgalt tuleviku asi. Kirkus ilmus Kristuses, ilmub tema järgijates. Missugustes järgijates ilmub Jumala kirkus? Nendes, kes elavad Jumala tahte kohaselt. Ja kirkus tähendab Jumala kohalolu. Kirkus tähendab Jumala armu ja tõe ilmsiks tulekut meis. Ega see ei ole ju alati lihtne, me teame. Ja me ei tee tihti peale nii, nagu Jumal meilt ootab. Küllap, kui me katsume oma südamed läbi, iga ristiinimene leiab palju oma südames sellist, mis ei ole Jumalaga kooskõlas. Me küll igatseme tõesti suurt pühitsust ja järjepidevat pühitsust ja küllap Jumal teeb seda tööd meis, aga see ei ole alati see, mis esile tuleb. Ometi see kirkus, see pühitsus on juba praegu olemas ja me võime käia selles Jeesuse nime pärast. Me võime olla Jumala kohal olus ja tema arm ja tõde võib meis ilmsiks tulla. Johannese evangeeliumi algusest me teame, on kirjutatud ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust täis armu ja tõde. Kas oled sina näinud, oma südame silmadega siis ütleme nii, näinud Jumala kirkust? Kuidas Jumala kirkus avaldub meis, igaühes? Mis on see, mis eristab meid sellest maailmast risti inimestena? Mis eristab sind Jumala lapsena? Üks näide 1930. aastatest.
Saksamaal vanglas viibis üks pastor nimega Richard Wurmbrand. Ja tema elu oli keeruline, hiljem veetis ta 14 aastat kommunistlikus Rumeenias vangistuses usu pärast. Kuidas oli tema olukord? Ta piinati, näljutati, hoiti üksik vangistuses. Aga tema puhul konkreetselt selle tõttu, et ta julges tunnistada Kristust. Ta julges jutlustada keerulisel ajal Kristusest. Ometi rääkis ta hiljem, et nende piinakambrite põrandatel ta kirjeldas seda olukorda, et ta tantsis südames Jumala ees. Sest ta tundis seal vaatamata kõigele Jumala armastust, ligiolu tugevamalt kui kunagi varem. Ja kui vangivalvur küsis, oled sa hulluks läinud? Tema vastas, ei ole. Ma olen täidetud Jumala kirkusest. See on tunnistus mehelt, kes tundus teatud hetkedel võib-olla väliselt murtud olevat. Aga ta jäi paljudele meelde. Ta jäi meelde isegi nendele, kes talle kõike seda kurja tegid seal. Ja selline kirkus ei tule inimesest, vaid see tuleb Jumalast. Kui sa mõtled nüüd oma olukorra peale, siin ei saa muidugi alati ühtseid paralleele tuua. Meil igaühel on omad üleelamised, omad takistused usuteel ja hingelised kannatused. Mitte ainult hingelised, kellel hingelised, siis on materiaalsed kannatused, kõik see meie ümber. Aga nüüd see oskus südames, kes kuidas võtab, kes ei tantsi, võib-olla laulab südames Jumala ees. Võib-olla hõiskab kiitusest tänus ikkagi Jumala poole ja kui see ei tule sellel hetkel, võib-olla tuleb see siis, kui sa oled läbinud teatud tee koos Jumalaga ja see raskus ühel hetkel ikkagi läbi saab või väheneb vähemalt. Et sa tagant järele suudad mõista Jumala ligiolu. Et ta on vaatamata kõigele sinu lähedal. Et ka sinus oleks kirkus, mis ei tulene sinust. Mis ei tule inimesest, vaid Jumalast. See kirkus, mis tuleb Jeesuselt Kristuselt. Et maailmas küsitaks ka sinu puhul, sind vaadates, kes on see Jumal, kelles seda usub. Ja armas kogudus, kokkuvõtteks, olgu need omadused ka meie seas. Koguduses, aga ka väljaspoolt kogudust, kui me läheme maailma sekka. Et Jumal saaks austatud ka meie läbi. Saab austatud ühtses koguduses. Saab austatud usklike seas, kes igatsevad päriselt Kristust. Et evangeeliumi kuulutamise sügavaim mõte ka ei ole ju pelgalt hinge päästmine, vaid me tuleme selle juurde, et me teame, et kuulutamise sügavaim mõte on Jumala austamine. Et Jumal saaks kirgastatud. Miks meil on näiteks ka, me nimetame vahepeal ülistusõhtud, võt, et Jumal saaks ülistatud. Muidugi Jumala teenistus terve, see on üks suur ülistus, see on tänuhüüe Jumala poole. Et kõik, mida me teeme, oleks tehtud selliselt, et Jumal oleks austatud. Nagu Paulus kirjutab, kõik sünnib ju teie heaks, et arm üha enamate inimeste tänu kaudu rohkenedes kasvaks Jumala austuseks. Me kuulutame evangeeliumi, et Jumal isa saaks austatud oma poja Kristuse kaudu ja siin saavad inimesed osa päästest. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Olgu meil siis alati meeles, et Jeesus
palvetas ka meie eest, et me oleksime üheskoos tema kirkuse kandjad maailmas. Aamen.